et siis ma panen üles, kes ei saa osaleda või tekib mõningaid küsimusi. Ja testiga on siis jah selline asi, et seal on see kindluse pool ja seal peate siis arvestama, et mõelge selle peale, kui kindlad te vastuses ka tegelikult olete. Kokku võib saada igast testist 300 punkti ja põhimõtteliselt on maksimum ja -300 on kõige halvem tulem ehk see teistpidine pool. See on siis see, et te vastate kõik vastused valesti, aga te olete ka 100% kindlad, et teil on õigesti läinud. Nii et kui testi tegema hakkate, rahulikult mõelge järele, ja maksimumpunkti saate küsimuse ees siis, kui olete vastanud õigesti ja ka kindlus on teil maksimum, et olete kindlad. Siis tuleb ka see maksimumpunkt selles. Nii et arvestage sellega. Ja teie näete ise oma tulemis seda kuni 100 punkti piiri, aga et testi läbi saada, siis peabki olema see põhimõtteliselt vähemalt, ma ei ole nõudnud 75%, vähemalt 50% peab olema tulemustes käes. Nii et 50 testi tulemusega, mida teie näete, siis põhimõtteliselt on test positiivselt sooritatud. Kui peaks tekkima mingisuguseid tõrkeid või momente või ei saanud täpselt aru, julgelt kirjutage mulle ja ma annan kindlasti tagasi sidet. Ja kellel ei õnnestunud, praegu vist on mul need testid häälestatud, katseid. Siin on mul hetkel 5, aga 5 pealt ma võtan need kindlasti maha, et tegelikult testisoorituskatseid võib teha maksimum 2. Ja kui 2 ka ei õnnestunud, siis tuleb muga eraldi ühendust võtta ja ma teen veel personaalselt, võimaldan veel juurde teha. Nii et selles mõttes karta pole vaja, testi saavad mitme korra tulemusena kindlasti kõik ka läbitud, nii et midagi hullu ei ole. Nii, aga on küsimusi vahepeal tulnud selle testi täitmise kohta, saadan teile lingi veel igaks juhuks ja meeldetuletuse ka. Aga märtsi lõpuks peaks olema esimene test tehtud. Teine test on vahelduv vool, see on siis aprilli lõpuks ja elektroonikateste jääb siis, kui meil õppeprotsess läbi saab, siis selleks ajaks peab olema tehtud. Siin on mingid elektrimasinad test, seda teie tegema ei pea, see on ühe teise kursuse test, mis siin on ka olemas. Nii, kui on küsida midagi, küsige, aga muidu ma lähen siis praegu selle nõndanimetatud meeldetuletusega edasi, et mida peaks vaatama või mida peaks meelde tuletama. Selge see, et kui me siin kogu materjal põhimõtteliselt on teil siin ilusti olemas, ma võib-olla pean neid linke natuke kohandama, et siin on mõningaid parandusi sisse viidud, nii et aga põhimõtteliselt vähemalt esimest testi seda alalisvoolu poolega ei tohiks olla probleemi. Ja ajalugu mul testi sees ei ole ja seda ma väga ei puuduta, see on niisugune populaarteaduslik pool, et millal esimene ja kuidas energiat toodeti ja kõik sellised asjad. Mõni küsimus tuleb, aga need on oma olemuselt nii lihtsad, et ei tohiks kellelgi mingit probleemi tekitada. Elektrienergia tootmine, jah, selle kohta mõningaid küsimusi on, peaksite teadma. Nii, lasen veel rahvast sisse. Ja läheme siit edasi. Päikseelekter, roheline energia, sellest me oleme rääkinud. Siin on üks huvitav elektrijaam pildi peal, mis
on ka päikseenergia elektrijaam, aga kus kogu päikese valgus suunatakse ühte punkti ja sellega tekitakse temperatuuri tõus. Hüdroelektrijaamad ja energiaülekanne. Need on sellised, mida võiks teada, aga testi sees praktiliselt mul nende kohta küsimusi, selle esimese otsa kohta küsimusi ei ole. Nii, aga põhimõisted ja nüüd läheb selle põhitegevusega lahti. Elektrivool, laetud osakesed, nende liikumine juhtmetes või muudes juhtivates kehades või keskkonnas. Elektrivool tekib, kui laetud osakesed liiguvad ühes suunas, mida põhjustab pinge. Elektrivoolu tugevust mõõdetakse amprites, mis näitab, kui palju laengut kulonites läbib juht teatud ajaühikus ehk sekundis. Nii et põhimõtteliselt on esimene tähtis asi on amper ehk voolu tugevus ja teie poolt peate teadma kindlasti seda, et vool on oma olemuselt elektrihulk, mis läbib juhi ristlõiget ajaühikus. Ja teile ma tookord ju seletasin seda sellega, et kuidas seda voolu kõige paremini endale meelde jätta, et kui hakkate endale maja ehitama näiteks ja tahate elektriliitumist, siis lähete energia müügiga tegelevasse firmasse ja seal on esimene küsimus, küsitakse teie käest, jah, elekter küll, täidame ära kõik vajalikud dokumendid, aga üks tähtis küsimus on peakaitsme suurus. Peakaitse oma olemuselt oli siis, antakse amprites ja näitab seda elektrivoolu hulka, mida te tahate tulevikus tarbida ajaühikus. Nii et see jätke endale meelde. Teine elektriline suurus, mida kindlasti peab teadma, on pinge on potentsiaalide vahe. Siin on nüüd küll natukene kaugemalt, et see tekib, kui juhtme kahe punkti vahel on potentsiaalne erinevus ja pinget mõõdetakse voltides ja tähistatakse U-ga. Noh, siin on ka mõnel pool on ta seesama V on tähiseks näiteks Ameerika maal, aga põhimõtteliselt. Ja siin on toodud üks valem välja, kui pinge seos siis tööga ja laenguga kuus, mis on siis U on pinge voltides, V on töö džaulides ja Q on laeng. Aga rohkem ma tahaksin teada, et mis asi on pinge. Pinge on potentsiaalide vahe ja potentsiaal on elektrivälja mingi punkti laeng. Selle kohta võib tekkida jälle see, et kuidas ma nüüd seda kõige lihtsamini seletaks. Aga miks seinakontaktis on, tavalises seinakontaktis on kaks auku või kaks kontakti? Tegelikult on küll kolm, kõrval on sellised huvitavad maanduskontaktid veel, aga kaks kontakti on olemas, et saaks tekkida pinge ehk nendel mõlemal kontaktil peab olema erinev potentsiaalide vahe. Ja potentsiaal ja ühe selle seinakontakti, ütleme niimoodi jämedalt, augu potentsiaal on 0 ja teise potentsiaal on 220 kuni 240 volti. Ja pinge tähendabki potentsiaalide vahe. Tookord ma rääkisin veel teile sammupingest, mida peab kindlasti elektriohutuse poole peal arvestama. See oli siis see, kui meil kõrgepingeliin või ka laevas mingis niiskes ruumis elektrijuhe on vastu maad läinud ja ümber selle maanduspunkti tekib elektriväli ja kui te nüüd astute, lähenete sellele punktile,
mida pikema sammuga, siis see potentsiaalide erinevus on jalgade all erinev ja teil tekib siis kahe puutepunkti vahel potentsiaalide vahe ja tekib pinge. Ja elektriohutuse poole pealt ülitähtis, et sellega arvestada, eriti kui näiteks on tegemist maha langenud sügisesel ajal kõrgepingeliiniga ja ümber selle maandumispunkti on siis elektriväli ja seal mingisugune meetrine vahe, potentsiaalide vahe võib olla mitmed tuhanded voldid, mis võib lõppeda ka inimese jaoks kurvalt. Kui te neid asju endale natukene seostate, siis ma arvan, et te saate aru, mis asi see pinge siis iseenesest on. Pinge on potentsiaalide vahe, potentsiaal on elektrivälja mingi punkti laeng. Nii lihtne ongi. Nii, takistus. Takistus on nüüd see siis, on põhimõtteliselt materjalide omadus, mis piirab voolu läbimist juhtmes või mingisuguses elemendis. Takistus tekib seetõttu, et juhtme sees olevad aatomid takistavad elektronide liikumist. Takistust mõõdetakse oomides ja see sõltub siis kolmest suurusest. Põhimõtteliselt on juhtme pikkusest, juhtme ristlõike pindalast ja materjalist. Kui me räägime portselani näiteks, siis temal hea omadus on see, et tema elektrit ju hästi ei juhi. Ja kui me räägime vasest või alumiiniumist, siis temal on sellised head juhi omadused, tema takistus on väike ja see siis on nagu üks väga tähtis omadus on materjal. Mis materjaliga tegemist on ja materjali iseloomustab siis eri takistus, mis siis igal materjalil on erinev. Ja takistuse pöördväärtus on juhtivus ja materjali seisukohalt siis ka eri juhtivus. Nii et seda kindlasti peab nagu elektri poole pealt teadma. Üks suurus on veel, mida ma ei maininud, siis põhimõtteliselt on tegemist temperatuuriga ja siin on, tookordki sai räägitud, et siin oli see moment, et mingil ajahetkel tekib ülijuhtivus, kui takistus läheneb nullile, ehk see on siis absoluutse nulli juures, väga madala temperatuuri juures. Nii et ka sellega peab arvestama. Aga kõik need eritakistused, erijuhtivused ja normaaltingimust antakse siis 20-kraadise pluss temperatuuri juures. Nii et ja seal, kui temperatuur langeb seal 5 kraadi või 10 kraadi või ka 20 kraadi, siis tegelikult märkimisväärselt see materjali omadusi veel ei muuda või ei mõjuta just elektri juhtivuse või ka takistuse seisukoha pealt. Nii et 3 tähtsat suurust, mis siis siin on toodud ka ilusti välja, et mis on eritakistus ja ristlõike pindala ja kuidas seda arvutada ja kõik sellised asjad on olemas. Ja nüüd kõige tähtsam seadus, mis kindlasti mitmel pool selles testis ka läbi jookseb, on Ohmi seadus, mis siis omavahel näitab pinge, voolu tugevuse ja takistuse omavahelist suhet vooluringis. Ja I võrdub U jagatud R-iga või U võrdub I korda R või R võrdub U jagatud I-ga. Nii et teie ei ole õnneks elektrikud, aga elektrikutel on väga tähtis see, et see on seadus, mida nad peaksid nagu une pealt teadma, et kogu, ütleme, selline elementaarne elektriarvestus või arvutamine käib kasutades siis neid
valemeid. Ja siin on ka väike näide toodud, kui vooluringis on takisti, mille takistus on 4 oomi ja sellele rakendame pinget 12 volti, mis on üpris tavaline mingisuguse aku pinge. Ja tegemist on muidugi alalisvooluga siin sel puhul, siis tahaks teada saada, kui suur vool seda takistit läbib. 12 volti jagatud 4 oomiga teeb 3 amprit. Ja see tähendab, et voolu tugevus juhis on 3 amprit. Ja see ohmiseadus on nagu ülitähtis. Selge see, et vahelduvvoolu puhul on ta natukene teine, seal hakkab mängima, kuna seal vahelduvvoolu puhul neid takistusi on natukene erinevaid, on aktiivtakistus ja induktiivtakistus ja reaktiivtakistus ja nii edasi. Nii et selles mõttes neid me vaatame siis, kui me räägime vahelduvvoolust. Aga alalisvoolu puhul on see natukene lihtsam. Nii. Ja meenutan ikka alati see, et elektri puhul ülitähtis on teada elektri ohutusest ja elektri ohutuse poole pealt ülitähtis on see, et jätke meelde seda, et kui me räägime, et elektriga on juhtunud mingisugused õnnetused, siis inimese keha läbib vool ja vool on see, mis meie organismile laastavalt mõjub. Nii et kui küsitakse seda, et kui inimene sai elektrilöögi ja juhuslikult sai surma, siis seda põhjustas vool, mis meie keha läbis. Nüüd tekib kohe see küsimus, vool, ja. Aga pinge ja takistus, inimese keha takistus on arvutuslik, kui meil on tervis korras, normaalsetel kuivadel tingimustel, et me ei ole vees või basseinis või vannis, on umbes 1000 oomi. Ja siis me saame välja arvutada ka nõndanimetatud ohutu pinge või ohutu voolu tänu sellele. Et automaatikas ja tööstusautomaatikas üldse kasutatakse sellist pinget nagu 24 volti. 24 volti, inimese kehatakistus on 1000 oomi normaaltingimustes. Siis me saame välja arvutada, kui palju on ohutu vool amprites, mis meile tavatingimustes midagi häda ei tee. Nii et see on siis, kui kehatakistus on 1000 oomi ja 24 volti pinget, siis meid on 0,03 amprit, siis see ei ole meile ohtlik. Aga see muutub kohe, kui kehatakistus mingil põhjusel kukub, tervislik seisund on langenud või me oleme niiskes keskkonnas, siis võib ka 24 volti olla juba inimese organismile ohtlik. Aga seda ohutustehnika teemat ma olen teiega arutanud ja siin materjalide sees on ta ka olemas, nii et rohkem me ei puuduta. Ja siin on väga tähtis teema on elektriahelate lahendamine ja põhiseadused. Ja selleks on siis Coulomb'i seadus, Kirchhoffi seadus ja Joule-Lenz'i seadus. Neid võiks iseenesest teada. Ja need on ka kriitilise tähtsusega elektriahelate analüüsimisel ja lahendamisel. Ja vaatame siis neid seadusi korraks järjest. Coulomb'i seadus kirjeldab jõudu, mis toimub kahe laetud keha vahel. Jõud on võrdeline laengute suurusega ja pöördvõrdeline nende vahelise kauguse ruuduga. Seda seadust kasutatakse siis laetud osakeste vahelise elektrilise jõu arvutamiseks.
siin on ilusti toodud matemaatika valem. Selge see, et me selles testis ei lähe sügavuti, mingeid matemaatilisi ülesandeid me lahendama ei hakka, aga siin õppematerjalis on ilusti välja toodud siis valem ja kindlasti ka väikene näidisülesanne, kui kaks laengut, ühe väärtus on 2 kulonit, teisel -3 kulonit ja nad on 1 meetri kaugusel teineteisest ja siis me peaksime leidma jõu nende laengute vahel. Selge see, et ma võin öelda teile juba ette, et kulon on tegelikult väga suur ühik ja siin selles näites on tegemist tõmbuva jõuga, kuna ühe laengu märgiks on positiivne, teise laengu märgiks on negatiivne. Põhimõtteliselt nad on eri pooluselised laengud ja need tõmbuvad. Nii, aga okei. Teine seadus on, või teised seadused, mida me kindlasti vaatame ja mis on ka seal ülesannetes sees olemas kindlasti küsimustena, on Kirchhoffi seadused. Kirchhoffi esimene seadus ehk vooluseadus, oma olemuselt väga lihtne. Kui me vaatame siin seda ilusat pilti siin, kus on üks punkt ja sinna sisse ja välja lähevad erinevad voolud erinevate suurustega. Ja Kirchhoffi seaduse esimene seadus ütleb, et kui me võtame selle punkti ja liidame need voolud kokku siin argnemiskohas, siis kõikide sisenevate voolude summa peab võrduma väljuvate voolude summaga. Nii lihtne ongi. Kirchhoffi esimene seadus. Vooluringi mingi punkt, siin I1 ja I3 sisenevad. Järelikult nende summa peab olema võrdne siia punkti või siit punktist väljuvate voolude summaga I2, I4 ja I5. Kirchhoffi esimene seadus. Jätke meelde. Siin on ka näide olemas, aga seda te saate, ka ütleme, et kui on vaja meil seda tööd teha, siis siin on veel Kirchhoffi esimene seaduse kohta on toodud siis eraldi veel ülesanne välja pikalt, nii kuidas ta peaks olema ja siit te saate ka seda väga edukalt vaadata. Aga ma ütlen, et seal testis ei ole neid te peate mingisuguseid keerulisi ülesandeid lahendama. Jah, võib olla küll, et kui sisse tulevad voolud on sellise suurusega, siis kui suur on välja minevate voolude, kui kahe arvu voolud on teada, ühe arvu voolu oleks vaja võib-olla välja arvutada. Aga midagi keerulist seal kindlasti ei ole. Nii, Kirchhoffi pingeseadus ehk Kirchhoffi teine seadus ütleb, et suletud vooluringis on kõigi pingelangude summa võrdne pingeallikate summaga. See tähendab, et vooluringi igas suletud silmuses peab kogu pingete summa olema 0. Kuidas nüüd sellest aru saada? Võib-olla see pilt natukene tekitab küll segadust, aga ütleme, et siin on vooluring ja siin on takistid, millel on pingelang. Kui me siit mõõtma hakkame, siis kõigil neil on oma pingelang, siis nende pingelangude summa võrdub 0. Suletud vooluring. Pingeallikas annab 12 volti pinget ja vooluringis on 2 takistit. 4-oomine R1 ja R2 on 2-oomine. Leiame voolu vooluringis. U võrdub I korda R, pingeallikas annab kokku 12 volti ja U1
võrdub I korda 4 oomi ja U2 võrdub I korda 2 oomi. Ja kuidas me saame, seega me lõpuks saame siin vooluringis kätte voolu 2 amprit. Nii et siin on siis, võib-olla see on natukene parem pilt, on ka ülesanne toodud välja Kirchhoffi teise seaduse kohta, on vooluallikas 12 volti, R1, R2 10 oomi, 30 oomi ja kuidas on siin siis välja toodud need pinged, kui me lõpuks jõuame lahenduseni, et toiteallika pinge 12 volti miinus takistitel olev pingelang 3 volti ja 9 volti annabki siis kokku 0. Nii et see ülesanne on veel võetud siin Vikipeediast, katsetatud, proovitud, nii et igal juhul peaks ta olema õige. Kirchhoffi esimene, Kirchhoffi teine seadus. Nende kohta võib küsimusi tulla. Nii, siis on olemas veel selline tore seadus nagu Joule-Lenzi seadus. Ütleb, et elektrivoolu käigus arenev soojusenergia on võrdeline voolutugevuse ruudu, takistuse ja ajaga, mille jooksul vool läbib takisti. Matemaatiline seos, Q võrdub I ruut korda R korda T, kus Q on soojushulk, mida me mõõdame joulides, I on voolutugevus amprites, R on takistus oomides ja T on aeg sekundites. Ka väikene näide. Nii et see on siis elektris vajaminevad, ütleme alalisvoolu puhul kindlasti ja ütleme sellised esmased seadused, mida kindlasti elektrotehnikas peaks teadma. Aga see ei ole kahjuks mitte kõik. Üks väga tähtis suurus on võimsus. Võimsuse arvutamine alalisvoolul ja vahelduvvoolul toimub erinevalt ja siin on ka siis toodud juba välja, et kuidas me võimsust arvutame, rutates küll ette, et vahelduvvoolu puhul on meil iseenesest veel natuke aega järgmise testini, aga seda me kindlasti veel tuleme ka tagasi, vaatame, kuidas vahelduvvoolu puhul on. Alalisvoolu puhul P võrdub U korda I, kus P on võimsus wattides, U on pinge ja I on voolutugevus. Pinge voltides, voolutugevus amprites. Kindlasti proovime selle vastu mitte eksida. Ja kui teil on jälle seesama alaldisvoolu ahel, pinge 12 volti, voolutugevus on 2 amprit, siis võimsus on selles ahelas 24 vatti. Nii et selles mõttes midagi keerulist ei ole. Nii. Elektromagnetismi ma selles mõttes väga palju seal testi poole peal ei puuduta. Siin me räägime, siin on üks pilt ära kadunud, aga küll me selle taga, kuidas magnetvälja jõujoonet rohkem me seda teemat puudutame vahelduvvoolu puhul, kui me räägime elektrimasinatest. Siis on nagu ülitähtis see, et kuidas meil need magnetvälja jõujooned parasjagu liiguvad. Siis on meil trafode teema, see on ka vahelduvvoolu. Nii, ja alalisvoolu puhule tulla tagasi on elektriskeemi sümbolid ja komponendid. See on nüüd ühtepidi alalisvoolu teema, puudutab ka vahelduvvoolu ja kindlasti ei tohi unustada seda, et on ka elektroonika teema. Ja esimene selline väga tähtis komponent, mida me seal testis ka kasutame, on takisti. Kutsutakse teda ka resistoriks,
aga takisti. Ja takisti tingmärk on selline 2 varianti. Esimene ristkülik Euroopas kasutusel, mitte ainult Euroopas, osas pooles maailmas ja teises pooles Ameerika variant on see takisti niisugune siksak. Ja mis on takisti ülesanne? Takisti piirab voolu vooluringis. Seda kasutatakse, et kontrollida voolu tugevust ja kaitsta teisi komponente liigse voolu eest. Nii lihtne on. Ja tähistus on siis põhimõtteliselt R takistil ja ühikut, nagu me enne vaatasime, on tegemist ohmiga. Kuidas me seda takistit niimoodi visuaalselt vaadates aru saaksime, on takistitel olemas värvikood. Ja nüüd me sukeldume nõndanimetatud juba ühte otsapidi elektroonika valdkonda. Ja värvikoodi ja kõike seda me räägimegi elektroonika puudutavates viimastes loengutes, aga kuidas meie kasutame, mis meil alalisvoolu puhul väga tähtis on, kui me seda värvikoodi ei tea, me peame tegelikult kasutama, selle värvikoodi ma jätan praegu ilusti kõrvale, peame kasutama multimeetrit. Ehk me peame oskama takistust mõõta. Ja seda te kindlasti laborites olete ka õppinud. Nii et see on ülitähtis. Ja siin puudutakse see, et millest takistit valmistatakse, on süsiniktakistid, valmistatakse süsinikust või süsinikupulbrist koos sideainega. Need on laialdaselt kasutatavad, odavad ja neil on küll kõrgem müratase ja ei ole väga täpsed, aga piisavalt kasutust sellegipoolest leiavad. On metallkiletakistid valmistatud õhukesest metallikihi pihustamisest isolatsioonimaterjalile ja siis on olemas traattakistid, mis kannavad ka tihti nime reguleertakis, on nagu põhimõtteliselt reostaadid. Traattakistid väga laialt kasutatakse seal, aga ka suurema võimsustega takistite puhul on traattakistid, mis on keeratud spiraali või mingisuguse põhimõtteliselt spiraali kujul. Selge see, et seal on oma tagad, et nad võivad induktiivsust sisaldada ja kõike selliseid asju, aga põhimõtteliselt materjalid on sellised olemas. Ja funktsiooni alusel on takistid siis 2 tüüpi, on fikseeritud takistid, mis on konkreetse suurusega ja muudetavad takistid nagu potentsiomeetrid ja reostaadid. Nii et need on muutuvad takistid. Ja siin on ka ilusad pildid sellega, kuidas on siin takisteid kujutatakse. Esimese pildi peal on niisugused potentsiomeetrid, liugpotentsiomeeter 1 ja siis on pööratav potentsiomeeter, mis on päris laialt. Ja siin allpool tulevad kohe pildid reostaadid, mis on siis erinevat tüüpi lineaarsed, kus siis kogu takistus muutub ühtlaselt selle reguleerimise poole pealt ja ka on mittelineaarsed, nagu siin pildi peal välja toodud, kus siis see takistuskõver muutub niimoodi, nagu siin graafikust näha. Ja kindlasti võimsustaluvuse järgi, kas on siis madalvõimsustakistid võimsusega alla 1 vatti, saame alati välja arvutada, kui palju see takisti voolu või pinget kannatab, kui ta on alla 1 vatti. Ja kõrgema võimsusega takistid üle 1 vatti sobivad rakendustesse, kus on vaja hajutada rohkem soojust. Nii et nii ta üldiselt on. Ja siis on veel takistusväärtuse täpsuse järgi, on siis täpsed, kus on siis lubatud hälve 5% või 10% ja siis on täppistakistid, mille lubatud via väärtus on siis alla 1% või 0,1% olenevalt takisti tüübist.
selge see, mida täpsem komponent, seda kallim. Ja temperatuuri koefitsiendi järgi on siis negatiivse temperatuuri koefitsiendiga takistus väheneb temperatuuri tõustes ja positiivse temperatuuri koefitsiendiga nende takistis suureneb temperatuuri tõustes. Et päris sellist takistit, kus see oleks ideaalne, olenemata temperatuurist takistus ei muutu, sellist praktiliselt isegi ei ole võimalik teha. Nii, aga sellega ma tänase selle testi sissejuhatava osa lõpetan. Eelmine kord juhtus ju see õnnetus, et mul oli siin, kus ma seda loengut pean, voolukatkestus, nii et krõps ja oli pilt eest läinud. Seekord ma loodan, et seda ei tule. Ja see on nüüd siis testi jaoks teile, ütleme, niisugune esimene meeldetuletav loeng. Järgmine kord me vaatame veel erinevaid komponente ja siis annan teile teada, et paras aeg on see test ära teha. Selge see, et kes tunneb ennast hästi koduselt, võib seda testi kohe tegema hakata, midagi hullu ei juhtu. Aga hea oleks, kui te kuulate mul ka järgmise loengu ära, mis me järgmine nädal teeme, ja siis võime rahulikult alalisvooluga testi tegemist alustada. Kui teil on midagi küsida, küsige julgelt, aga tänaseks ma siis põhimõtteliselt lõpetan. Et ma tean, et teil osadel hakkab veel inglise keel, osa seltskonda on vabad, nii et põhimõtteliselt soovin teile, homme hakkab kevad, ilusat kevade algust ja kohtume järgmine nädal. Nägemist. Nägemist. Kõige head.